Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Jaaniaeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt. Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega. Raskema juhusena tuli eile aidata 52-aastast Viljandimaa meest, kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest. Meedikud toonitavad, et kõik Eestis elavad liblikad ei sobi õlle kõrvale ja ka neid, mis sobivad, ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki, mitte 3 kilogrammi päeva paabusid, nagu abivajaja puhul hiljem välja tuli. Valitsusega annab teada, et koostamisel on seaduseelnõu, mis täiustab sätteid, mis seni reguleerisid tervist kahjustava töö tegemise eest makstavaid kompensatsioone. Sisse on toodud nüüd ka tervist kahjustava puhkuse eest makstavad kompensatsioonid. On palju puhkuseliike, mis tervisele halvasti mõjuvad ja seekordset jaaniaja puhkuseperioodi tuleb Puhkuse Kaitseinspektsiooni hinnangul lugeda väga tervist kahjustavaks. Sagedased olid alajahtumised, samuti jaaniaja toidu ja joogivalik kahjustavad tervist ja mõjutavad hiljem töö tulemusi pika aja vältel. Seaduse kohaselt oleks inimestel alates uuest aastast võimalik pärast kurnamat ja kohustuslikku jaanipuhkust võimalik saada riigilt kompensatsiooni ja puhkust. Kui see ka enam ei aita, siis saaks inimene minna puhkusevõimetuspensionile. Kui seadus vastu võetakse, saavad kõik inimesed selle eest kompensatsiooni, kui nad tööle tagasi lähevad. Ja reklaami. Tänasest saab kõikidest tanklatest osta suruõhuballoone kaine inimese hingeõhuga. Eesti idufirma Zero Brain toodang on läbinud laborikatsed mitmes rahvusvahelises uurimisinstituudis ja toode on näidanud 99% töökindlust. Korralik sõõm kaine inimese hingeõhku vahetult enne alkumeetrisse puhumist tagab muretu edasisõiduga pärast mitmepäevast peomeeleolu. Üks balloon maksab 180 € ja sellest jagub 4 puhumiseks. Toote kõrge omahinna otseseks põhjuseks on doonorite vähesus, keda peab otsima Rootsist, Norrast ja Lähis-Idast. Valitsus annab aga teada, et töölaual on üleriigiline palkade salastamise eelnõu. Palkadest on kogu aeg palju juttu, peamiselt selles võtmes, et tööinimeste palgad on väikesed ja ametnike omad jälle liiga suured. Kui palgad on aga salastatud, siis inimene ei tea ise ka, palju ta palka sai. Kultuuritöötajate palk näiteks on juba aastaid salastatud, sest palgapäeval pole aru saada, kas tuli palk või mitte. Olulist vahet pangaarvel näha ei ole, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Salastatud palk ei tekita inimeses negatiivseid emotsioone, sest pole teada, palju seda on ja kaua sellest jätkub. Ühel hetkel on lihtsalt otsas ja kõik. Pole ju tarvis teada, et midagi on vähe, kui see on niigi selge ilma teadmatagi. Paljude asjade suurus selgub alles asjade käigus ja ei peagi olema kõigile kogu aeg teada, märgib valitsuse teade lõpetuseks. Nobeli komitee on aga põhimõtteliselt otsustanud seekordse Nobeli rahupreemia laureaadi küsimuse. See läheb poliitikule, kes on seni teadaolevalt sõlminud kõige rohkem vaherahusid. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump annab pea iga päev teada mõnest sõlmitud vaherahust ja mõnikord päeva jooksul mitu korda ja see teeb temast kõige suurema rahusõlmija ajaloos. Sageli sõlmivad vaherahu tema taktikepi all juba mitu korda eelnevalt vaherahu sõlminud vaenupooled. Selle aasta jooksul ainuüksi sõlmib Donald Trump enam kui 200 vaherahu erinevates maailma kriisipiirkondades. Eetris olid uudised.